Tere hommikust kõigile! Täna teen ma siis väikese vlogi ja minu päev algab siis nii, täna reede ja võistlusteni on ainult 14 päeva. Ehk siis põhimõtteliselt 2 nädala pärast teen oma elu esimesed fitnessvõistlused. Vau! Aga ma näitan teile täna oma päeva, mida ma teen ja päeva alustan siis sellega, et ma teen ära 6000 sammu ja ma teen seda niimoodi siin ratta peal. Käed käivad ilusti kõrval ja kell loeb samme ja mul läheb kuskil tund aega tavaliselt, et see 6000 sammu ära teha ja siis ülejäänud sammud ma teen päeva jooksul või siis tulevad lihtsalt niisama toimetades või siis kui jääb puudu, siis ma teen ekstra veel juurde, kas jõusaalis, kui ma trennis olen või siis kodus veel ratta peal. Et mul on ette nähtud 11 000 sammu päevas praegu ja ma teen hommikul osa ära, siis lihtsalt see on palju kergem. Mul on hommikul tavaliselt palju parem energia. See annab mõnusa kiki päevaks ja see on lihtsalt mõnus ennast hommikul liigutada, aeg iseendale, kuulan podcasti, joon kohvi, joon vett ja nii ongi. Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up on me, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, where no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Ja muidugi nüüd kõige tähtsam osa ja minu lemmikosa meigi juures on huuled. Huuled ma teen alati päevaks kerge kontuuriga üle, sest mulle meeldib huuli rõhutada ja minu arust see teeb näo kohe palju efektsemaks, kui huuled on ilusti nii-öelda kontuuritud või kergelt toonitud. Huulepliiatsid on mul väga palju erinevas toonis. Mul on mingid roosakaid, nude ja tooni valin täiesti tuju järgi. Praegu mulle meeldib selline kergelt, ma ei tea, kas see lillakas roosa või selline hästi ilus värv on. Ja huulepliiatsiga annab teha ka huuli volüümikamaks. Natukene selliseks suuremaks, et kui teil on väga kitsad huuled, siis huulepliiatsiga saab teha tõesti imet. Minul muidugi on huuled süstitud. Enda huuled on väga kitsad. Aga nagu näha, ma ei ole süstinud oma huuli üle. Ma ei ole teinud mingit suuri pardihuuli. Et ma alati lasen hästi palju seda, või hästi vähe just seda täidet panna, et võib-olla ainult 20 milliliitrit. Mulle ei meeldi väga suured huuled on ju. Et pigem sellised ilusad. Aga ma hakkan nüüd käbe süüa tegema ja siis ma saan Kirkega kokku, teeme ühe väikse klipi, siis ma lähen trenni. Eleriga meil on jalapäev, poseerimine. Ma pean täna veel kardio ka tegema, ühesõnaga tegemist on täiega, ma pean veel endale lõuna kaasa preppima ka kindlasti. Muidu jään vahepeal täiesti nälga. Hakkame hommikusööki tegema. The hunger is real. Mul on nagu kõht mega tühi, sest ma olen juba nii kaua üleval. Ja vaadake, täiesti siia sisse on vaja midagi pista lihtsalt.
hakkame tegema, ega ma muud ei teegi, kõik tegi oma putru ja muna. Täna vist praen, ma ei viitsi keeta. Seega riisipuder, kaerahelvestega segamini ja praemuna. Ja nii lihtne ongi mu hommikusöök ja läheb hästi kiiresti. Ja ma pean veel lõunaga endale kaasa preppima. Igatahes ma kasutan neid riisihelbed ja siis on kaerahelbed nisugliidega, et see nisuglii annab jumala head mahtu, et üks follower soovitas mulle Instagramis. Pole varem selle peale tundki, et nisugliisid kasutada pudru sees. Ülihea ja tervislik ka, sest annab kiudaineid. Well, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote upon me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Munavalge teeb ka selle pudru selliseks kreemiseks ja annab jälle volüümi, sest selles munavalges on mingi xantaankumme, ma ei tea, mis ained veel sees. Ühesõnaga, see ei ole tegelikult 100% puhas munavalge. Ja siis ma kasutan S-suuruses mune, täpselt parajad minu makrode järgi. Ja siis, kui see puder on suhteliselt juba valmis, siis ma võtan selle munavalge, mis ma siia valmis kaalusin, panen kuumuse veits madalamaks ja niimoodi vispeldan siia sisse. Ja siis segan. Ja siis ta muutub selliseks hästi kreemiseks ja korralik maht tuleb sellest. See saab täiega kõhu täis, et nüüd dieedi ajal ka ega need kalorid mul ei ole kõrged üldse nii väga, kuigi ma saan isegi suhteliselt normaalselt süüa võrreldes teistega, sest mul on kaal hästi langenud, et ma ei ole üldse liiga madala kaloraaži peal, aga ikkagi kõht on tühi, sest mu intensiivsus on nii suur. Ja jah, sellest tuleb üks korralik kõhu täis, see reaalselt teebki mul kõhu täis. Ma panen veel natuke kuumust. Hommikusöök on valmis ja mulle meeldib panna siis munad, kas nad on siis praetud või keedetud lihtsalt niimoodi siia pudru peale, siis muna kollane on nagu kaste hullult hea. Ja siis ma võtan veel omegat ja D-vitamiini ka juurde. Ja ma söön käbe ära ja siis toimetan edasi. Ülikiiresti prepin endale lõuna ka kaasa ja hakkliha, delikatest hakkliha ja juurikad ja maisigaletid tulevad ka seekord juurde. See oli hästi lihtne. Päeva üle elamiseks on siis kaasas lõuna. Mu hakklihatoit on ju maisigaletid ja tume šokolaad, 70% jah, dieedi ajal võib ka tumedat šokolaadi süüa ja kohv ka. Kui need on olemas, siis päev tuleb edukas. Nüüd mul on kuskil 20 minutit aega ja ma tegelen kiiresti kirjadega ja arvutitööga ja siis ma liigun juba Lucky klubisse, saan Kirkega kokku. Et siis... Ja just. Nii ma jõudsin nüüd Lucky saali ja Kirke on ka siin. Kirke, ütle tere kõigile. Kirke on siis Liisa Fitnessi treener ka. Teeb online trenne ja Kirke on personaaltreener ja Kirkele täna aitan teha ühte riili. See riil tuleb jumala äge, te näete ka varsti, mis see on. Ühesõnaga, hakkame pihta, jah? Davai. Kirke hakkab nüüd kohe smuutit tegema, sest selja taga on väga raske trenn. Nii, ma olen nüüd trennis oma parima treeneriga Heleri, kes veel ei tea, siis Heleri minu treener. Täna on meil jalapäev kahjuks. Ja Heleri saab nüüd piinata, kui jõuame, teeme ka mõned klipid teile. Näeme hiljem. Tšau.
ütle midagi. Mida ma ütlen? On sul hea olla? Ei, aga teades, et bulgaarlased tulevad, siis ei ole väga hea olla. Ma olen tagasi kodus ja vau, oli ikka päev selles mõttes, et täitsa läbi, trenn tehtud, jalatrenn tehtud on ju, siis poseeritud ja ma sõitsin veel MyFitnessis kardiot ka tegema, sellepärast et Spartas oli sel hetkel trepid kinni ja mul kardio on praegu siis 25 minutit treppi, 2 korda nädalas on ju treppi, 2 korda nädalas on ju linti või seda ratast. Ja siis ma läksin veel MyFitnessisse, tegin kardioga ära. Oi, tere Kiisu! Keegi igatses mind nii väga. Kiisu võtab mind, Kaili võtab mind kogu aeg vastu, kui ma tulen, et tal on alati suur igatsus peal. On nii, jah? Ma olen mega näljane ja ma ütlen nii, et ma ennast tunnen tühi. Ma olen täiesti ära nälginud, jah. Ma hakkan endale nüüd süüa tegema ja siis on vaja väga palju tööasju teha, sest mul on postkast umbes, Instagrami mailbox ja kõiksugu muud challenge asjad on vaja teha. Ma hakkan siis vaikselt pihta, aga näeme natukese aja pärast. Siin on mul siis kaerahelbed nisukliiga on ju ja panin pool liitrit vett põhimõtteliselt, see annab täiega palju mahtu. Ja siis läheb kohe munavalge sisse, millega ma teen ta veel eriti kreemiseks, natuke kuumust vähemaks ja siis veel pudru peale on siin pähklivõi, munavalge pulber, marjasegu ja tume šokolaad, mida ma lõuna ajal ei söönud, ma võtsin ta küll kaasa, aga see läheb mul siis pudru peale. Nagu näha, see maht tuleb siit päris korralik. No mingi üli palju putru saan süüa, nii tore. Juba jõudsin oma putru sööma hakata, aga vaadake seda mahtu. See puder on ainult mingi 400 kalorit, aga siin on hästi suur ports, et see vesi annab ikka väga palju juurde. Ja mega hea ja see sulatatud šokolaad siin peal. Okei, ma hakkan parem sööma, sest see on lihtsalt heaven. Mul on nüüd söödud ja kõht on üli täis. Selles mõttes hea, kui kõht vahepeal täis ka saab dieedi ajal. Aga no ütleme, paari tunni pärast on ilmselt juba mega tühi ja ma õhtusööki sööngi umbes äkki 6-7 ajal. Et see on nagu minu jaoks selline paras aeg. Ja nüüd ma hakkan tööd tegema ja ega mul rohkem midagi väga näidata ei olegi. Ma teen arvutis tööd, mul on vaja teha toitumiskavasid, vastata e-mailidele ja ühesõnaga täiega palju asju on vaja teha. Aga ma hästi lühidalt võib-olla võtan kokku ka selle oma dieediprogressi, et 2 nädala pärast on täpselt võistlused. Ülejärgmine laupäev olema siis esimest korda laval Pärnus ja ütleme nii, et see vorm on täitsa hea, et pole viga. Altpoolt kuiv on aeglasemalt, nagu ikka naistel kombeks. Ülevalt põhimõtteliselt ma ei peakski enam üldse kuivama, aga no ma ei saa seda valida, kust mul see rasv läheb. Meil on palju areneda, poseerimisega ka kindlasti tegelen, et on läinud paremaks, tunnen ennast kindlamalt, aga ka väga palju on veel harjutada, et eks on kes võistlejad on, et teavad, et seda saab alati harjutada, sellest saab alati paremaks. Algata võistlusel on, mis on, sealt ma õpin väga palju kindlasti.
olen kindlasti kohmakam ja värisen rohkem, tudisen rohkem, aga pole hullu, selleks algajate võistlus ongi. Ja ma panen teile ka siia mõned progressi pildid, mõned võrdlused. Nagu näete, siis võrreldes algusega olen ikka arenenud pooside suhtes, kui ka keharasva protsent on väiksem. Alustasin 57 kilo pealt ja praegu siis täna hommikul oli kaal 51,6. Vaatame, mis see nädala keskmine tuleb. Olen ilusti kaalugraafikus. Et alati võib ka tulla neid seisakuid ja mitte kunagi ei tea, aga praegu nagu kõik sujub. Et eks ma töötan edasi ja pole nii hullu midagi, on vahepeal raske ka. Aga siis ma jälle tuletan endale meelde, miks ma seda teen. Eesmärk on silme ees ja ega siin muud ei olegi. Elu on juba selline, kui sa tahad midagi saavutada, siis sa pead vaeva nägema. Ma olen seda 10 korda korrutanud ja ma korrutan veel. Aga nii see on, lihtsalt need asjad ei tule ja vahepeal peabki midagi ohverdama. See on minu challenge nii-öelda, minu väljakutse mulle endale ja olen väga põnevil. Aga aitäh kõigile, kes mind täna jälgisid siin ja ma võtangi selle päeva kokku praegu ära. Ega ma siin midagi muud tarka rohkem ei tee, kui istun ainult arvuti taga ja söön mingi aeg õhtusöögi. Ja järgmise korrani siis kindlasti ma üritan vlogida ka võistluste ajal. Ma muidugi ei tea, ma kujutan ette, milline see päev üldse välja näeb, kui kiire mul on või mis iganes, aga mõned klipid äkki ikkagi ma jõuan teha teile, et näidata teile, kuidas see võistluspäev välja näeb, mis protseduurid ma kõik ära teen ja tuleb kindlasti väga põnev. Aga jälgige siis minu Instagrami, seal ma räägin ja näitan asju rohkem ja olge tublid ja aitäh kõigile toetuse eest. Nii paljud mulle alati kirjutavad ja ütlevad, et mul läheb kõik hästi ja ma usun ka, et mul läheb hästi ja äkki näeme Pärnus, Tartus. Nii et tšau, olge tublid.